kirjutab 47-aastane tööhull Eesti mees. Kõigepealt pean teid kiitma, nii mõnigi kirjatükk andis mõnusad mõtteained mitmeks päevaks. Samas muidugi ei mahu minu juhused ajakirjas käsitletu raames. Keskendutud on hoimava peresuhte kvaliteedi ja läbisaamise parandamisele. Neile aga, kes on krahhi läbi elanud või korralikult läbi põlenud ja oma suhted minetanud, ei kipu leiduma mitte ainsamatki õlekõrk ega viidet, kuidas jääda jalgadele ja õppida uuesti kõndima. Minul on kahjuks viimased 5 jõulud möödunud üksinduses ja hakkab tunduma, et ma tahan sellest nõjaringist välja saada. Trend Vision, jalanõud, mis sind armastavad. Kirjutas Heivi. Olen ajakirjade lugeja ja võimalusel ka tellija, kuid nii kähku pole ma kunagi varem ühtegi ajakirja tellinud kui seekord. Smiley face! Hetkest, kui netis uue ajakirja reklaami märkasin, asusin kohe tellima. Juunikuu ajakiri käes ja loetud. Tellimise peale kulutatud jutumärkides raha on läinud otse 10-sse, 3 hüüumärki. Edu ja päikes, hüüumärk, Sheivi. Lumene. Tõeline ilu peitub lihtsuses. Maris räägib küll seksiotsingutest, kuid ridade vahel kaeb vastu igatsus leida partner pikemaks ajaks. Kui keskendutakse puudujääkidele oma elus, jäetakse sageli märkamata ja hindamata see osa elust, mis on olemas ja toimib hästi. Marise jutus selgub, et on lähedasi vastassus sõpru, kellega oma intiimseid mõtteid ja tundeid jagada. Toetavad sõbrad ja kaaslased annavad elule suure lisaväärtuse. Sõpradega koos aega veetes võib ka uusi tuttavaid leida. Tõsi, rahvastiku kootlus Eestis on kahjuks säärane, et naised elavad meestest üle 10 aasta kauem. Üksinduse probleem teravneb vanemaks saades aasta-aastalt üha enam. Lahendus võiks olla püüd hoida rahuldust pakkuva suhte olemasoleva partneriga. Kirjutab naine. Lahkuminek tõi kaasa sotsiaalse halvatuse. Naine ei suutnud enam meestega kohtumas käia, isegi mitte pärast mitme kuu möödumist. Naine kirjutas endast 3. isikus. Ta on hull. Ta pööras ära. Biokart rasedustestid. Trademark annavad hetkega õige vastuse. Ja kirjutab kliiniline psühholoog ja psühhoterapeut Katri Elivelin Kalaus. Kes meist ei oleks näinud kõrbenud prääniku sarnaseid inimesi võidukalt end kaaskodanikega võrdlemas? Kas ikka tasub oma uhke pruuni jume üle uhkust tunda või oleks vaja hoopis psühhoterapeudi poole pöörduda? Maire, kes on teist korda abielus, on 39, kirjutab. Ma olen alati hoolitsetud välimust pidanud üheks olulisemaks asjaks oma elus. Solaariumis hakkasin ma käima umbes 20-sena, kohe kui selline kunstpäevitus Eestis kättesaadavaks muutus. Esialgu käis ta seal kord paar suve hakul, et saada juba enne randa minekut nahale kerge jume. Praegu käib ta solaariumis kord paar nädalas ja seda aasta läbi. Apipanten, kui päike teeb liiga.
selgunud, et väidetavalt pole üle 50% paaridest, 50% paaridest oma seksuaaleluga rahul. Ja vähe rahul. Ma pole rahul, tee veel. Siin aga, palun, 2 armurejoogi retsepti. You're welcome. Potentsi tõstmise tee. Jaa. Tee veel, teen seda teed veel. 2 supilusikatäit musta teed segada poole teelusikatäie piparmündi ja vaarikalehtede ning apteegi tilliga. Valad üle poole liitri keeva veega ja lasta rätikuga kaetud nõus 10 minutit tõmmata. Lisada tassi mett, rosineid, pähkleid ja maguseid puuvilju. Juua kuumalt, kui kuumalt. Ja peale pange kuuma armujooki, retsept number 2. Jaa. See on hea. Tee veel seda teed. See tee on hea, mõtlen. 2 klaasitäit kanget teed, pool klaasi rõõmne või konjakit, sidranikaart, 1 sõpilusikatäis sõhkrit ja pool sidranit. Täitke 3/4 pokaali külma kange teega, lisage sidranikortsa mahla. Lisage seejärel igasse pokaali lusikatäis rõmmi või konjakit ning pange seejärel joogi juurde põlev tikk. Põlev tikk. See, mis põlev, ma mõtlen, mitte... Okei. Üksik naine, seksiga või seksita. Häbi kaaskodanike halvakspanu ja hirm juhu seksiga kaasnevate haiguste ees sunnivad paljusid naisi endas seksisoovi maha suruma. Piiks, küsitles ligi 20 naist, et teada saada, kas üksikud naised üldse otsivad seksi ja kust nad seda leiavad. Selgus huvitav tõsiasi. Väga paljud vinduvas abielus või kooselus elavad naised lükkavad lahkuminekut edasi ainuüksi sellepärast, et kardavad jääda ilma intiimelus. Uue püsisuhte leidmist kohe pärast lahkuminekut peab enamik naisi võimatuks, seega tuleb seksisoovi rahuldamiseks leida mõni turvaline variant. Ööklubis või internetis ühe seksi leidmist peab enamik vallalisi naisi siiski mõttetuks ürituseks. Sa ei käia seal kordi, enne kui lõpuks on normaalsema mehe otsa komistad, aga eks järjekindlus viib siile, lausub 34-aastane Kaire, kellel on hääleprobleemid. Konverentsid. 26-aastane Riina, noor, ilus, edukas naine käib üsna sageli mitmepäevastel tööalastel konverentsidel. Pärast konverentsi seisavad mehed järjest keskemisega, mis ma plaanin teha, kõneleb Riina. Tõsi, järgmise päeval oli pisut mugav, kuid järgmisel konverentsil sama mees taas platsil. Kuid konverentsöödega see suhe piirduski, muud ei osanud ega oodanud, sellest ei Riina ega mehed. Firmapeod. 30-aastane Laivi, kes on vallaline, keda otsiti Facebookis, töötab suures firmas, kus on enam-vähem pooleks mehi ja naisi. Neid saetakse siis pooleks. Laivi tunnistab, et nende töökollektiivis on paljudel omavahel nii-öelda firmapeo suhted. See peaks olema võib-olla isegi üks sõna siin, ma ju ei tea. Firmapidude ajal järel toimub hotellitubadesse jagunemine harjumispärasel meetodil. Paarid kokku ja ülejäänud siis nendesse tubadesse, mis üle jäävad.
Vabandage väga, aga see oli laivi hääl. Igapäevasest töö tegemisesse laivi sõnul ei segavat, küll aga firma jõulud pidasid, kuhu ta abikaasad kaasa võetakse. Reisid ja kruiisid. Ta on 45 ja tema nimi on Tiina. Ta on leidnud oma 6 aastat väldanud üksiklase elu jooksul ühe suhteid nii lõunamaa reisidelt, sulg, eriti Egiptusest ja Türgist, sulg kinni, kus mehed vaatamata keskiajale talle lausa karjakaupa järele jooksevad, aga ka Rootsi vahel kurseerivalt kruiisilaeval. Ta ei salga, et on teinud vahel mehele ise mõne õhkõrna vihje, kuid tavaliselt pole seda vajagi. Ma ei jäta nendelt sõjatelt kunagi midagi enamat kui lihtsalt seksi, lausub ta. Vana tuttav. No mina arvan, et enamik naisi otsib tegelikult ikkagi endale partnerit või kaaslast, mitte ühe suhet, räägib 38-aastane Margit, kes ei õpi psühholoogiat. Margiti elus on erinevaid kogemusi, nii pikk püsisuhe kui ka arvukalt ühe suhteid, millest midagi edasi ei arenenud. Ja ega ma sellepärast põdenudki ja oli parajasti hea meeleolu ja seksist piisas. Samas Margiti elus paar meest minevikust, kellega on sädeus seni ajani ja kelle puhul ta võib alati kindel olla, et kui ta neile helistab ja vihjab või ütleb otse, et on õhtul kodus ja pakub veini. Sulgudes, või kui tahab veidi suurejoonelis olles käib või sinna juurde ka mõne nauditava toidu nimi sulg kinni, on mees kõpsti kohal. Samas ei plaani Margit tõsisemalt suhet arendama hakata, teades, et tuttavad on tegelikult vähemalt pealtnäha igati õnnelikus kooselus. Outro. Hoopis vastupidiselt naistele pidasid küsitletud mehed kõige tõenäolisemaks seksi leidmise kohaks siiski ööklubi. Teise kohana, mitte söögikohana, nimetasid aga mehed suusareise, kolmandana firmapidusid ja konverentse. Vanade suhete üles soojendamist ning mõttekriips, veel hullem mõttekriips. Sõpruskonnas mõne sõbraga seksimist pidasid nad väga äärmuslikuks. Ja viimane lõik. Meeste arvates saab naiste ühe öö suhte otsingutel takistuseks sageli nende enda külm ja hõrjuv hoiak. Kui mees on esimese sammu astunud ja ennast tutvunud saanud, on ta juba niigi ennast ületanud. Kui naine selle peale punastavat selja keerab, lootuses, et sama või mõni kõrvasiseb mees ühe katse teeb, eksita rängalt, räägib 45-aastane Mart. Mehe julgustamiseks piisaks sõbralikust naeratusest. Selles osas tasaks küll venelannal teed kõige võtta.